Tere, minu nimi on Marit Aro ja see siin on Kirjutades vabaks 3. töötuba. Ja täna kirjutame kirja oma seksuaalsusele ehk siis minu seksuaalsus. Et võtame selle seksuaalsusega ühendust. Me oleme kirjutanud kirja oma südamele, oma juurtele ja täna siis 3. tund ja me kirjutame minu seksuaalsus. Ja kirjutage ka pealkiri ära ja siis jääge tunnetama. Võib-olla ma lihtsalt sissejuhatuseks räägin enda kohta, et ma olen tänanud oma emakat näiteks 3 lapse kandmise eest ja see on nii huvitav, et tegelikult meie sisemistel organitel on ka teadvus. Ja ma päris hästi seda ei hooma, aga mõned kogemused mul siiski on ja kui ma tänasin oma emakat 3 lapse kandmise eest, siis tuli nagu tegelikult mulle ka vastus sellise magusa sillerdava voona, mis oli nagu siuke ülespoole nagu mullitav energiavoog. Minu jaoks oli nagu, et emakas tänab mind, et ma teda märkasin ja tema poole tänades pöördusin. Kallis seksuaalsus. Mul on olnud siin midagi nihkes. Nimelt olen ma ajanud segi armastuse ja seksuaalsuse. Õigemini olen arvanud, et seksuaalsuhtes olemine on võrdeline armastusega. Seeläbi olen olnud manipuleeritav. Ja küllap olen manipuleerinud isegi. Isegi sel moel. Näiteks norides Pariisi lennujaamas, olles mehelt parfüümi forever and ever. Lubades talle seejärel unustamatut puhas manipulatsioon.
ei muud. See on see osa, mis on valesti. Aga mis on hästi? Ma olen väga naiselik. Ja kõik kehaosad on kaunilt välja joonistunud. Aitäh, looja. Ma tänan oma munasarju. Te olete tublit töötanud. Ja emaga koostööd teinud. Mul on õnn olla 3 lapse ema. See on suur väärtus. Ilmselgelt on see kiri siin sissejuhatuseks. Ja ma ei olegi kuulanud, mis teil mulle öelda on. Jään ootele ja andke märku, mil iganes soovite minuga rääkida. Hoian paberi ja pliiatsi alati enda läheduses. 14. juuli 2022. Täna dialoogiks ei läinudki, aga siis on nii. Siis on lihtsalt selline sissejuhatav kiri, minu seksuaalsus ja minu pöördumine oma seksuaalsuse poole. Tõenäoliselt sügavuti minek võtabki aega ja see on igati normaalne. Aga jõudu sulle ja head avastamist, eneseavastamist, enda seksuaalsuse avastamist. Ja kuula ikka ka siis, et mida tema sulle vastu räägib. Isegi kui see ei juhtu täna. Kõike head.